nii, aga head ajakirjanikud ja teised kuulajad, tere tulemast Statistikaameti ja Sotsiaalministeeriumi ühisele pressikonverentsile. Ja hetke pärast tutvustame teile värsket rahvastikuprognoosi aastateks 2024 kuni 2085. Sõna saavad Statistikaameti rahvastiku ja haridusstatistika tiimijuht Terje Trasberg ja Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonnajuht Hede Sinisaar. Ja teie küsimused on samuti väga oodatud, kes te meid veebi vahendusel kuulate, need postitage palun siis ülekande alla kommentaariumisse. Ja salvestame ka ülekande ja seda on koos siis esitluse slaididega võimalik vaadata pärast Statistikaameti kodulehelt prognoosi uudise juurest. Aga nüüd head kuulamist ja palun Terje Trasberg. Jah, aitäh! Nii, enne kui hakkame rääkima rahvastikuprognoosist ja tulevikust ja sellest, kuhu me teel oleme, siis vaatame seda, kuidas läheb Eesti rahvastikule täna. Eesti rahvaarv 1 375 000, rahvaarv on kasvanud viimased 7 aastat, seda eriti viimasel 2 aastal, kus 2 aasta jooksul rahvaarv on kasvanud 3%, mida on rahvaarvu kohta väga palju ja see kasv on toimunud siis eelkõige sisserände arvelt ja viimasel 2 aastal ka sõjapõgenike Eestisse saabumise arvelt. Eesti rahvastiku keskmine vanus 42,2 aastat, rahvastikus 20% moodustavad alla 20-aastased ja 20% umbes siis üle 64-aastased ja siis tööealine rahvastik moodustab umbes 60%. Sisseränne viimastel aastatel on muidugi oluliselt muutunud ka meie rahvuselist koosseisu. Eestis elanikest 68% on Eesti rahvusest, 22% vene rahvusest, 5% Ukraina rahvusest ja 5% siis kõik muud rahvused. Rahvastikuprognoosi koostades siis alustatakse sellest, et vaadatakse möödunud perioodi rahvastikusündmuste trende ning koostöös siis rahvastikuekspertidega pannakse paika Eestile realistlikud stsenaariumid ja sihttasemed. Sündimuse puhul vaadatakse siis sündimuskordajat. Sündimuskordaja Eestis veel 2 aastat tagasi oli 1,61, tänaseks on ta langenud 1,31 peale, et sündimus viimasel 2 aastal on olnud läbi statistika tegemise ajaloo siis kõige madalam. Aga sündimuskordajat vaadates siis tegelikult aastal 1998 oli sündimuskordaja veel madalam kui täna ja peale seda siis järgnes selline umbes 10-aastane taastumisperiood. Et sellega me oleme siis, seda me oleme hinnanud ka siis selles prognoosis selleks taasteajaks, et umbes 10 aastaga. Elu teine pool, oodatav eluiga Eestis kasvab, oodatav eluiga hetkel on 79 aastat, mis jääb umbes 3 aastaga alla Euroopa keskmisele. Prognoosi tehes olemegi arvestanud sellega, et muidugi Euroopa keskmine oodatav eluiga ka tõuseb, aga prognoosi lõpuks aastaks 2085 peaks Eesti oodatav eluiga jõudma väga lähedale ka siis sinna Euroopa keskmisele. Rändesaldo, siis ränne Eesti rahvaarvu kõige rohkem mõjutanud rahvastikusündmus viimasel ajal. Rändesaldo juba enne siis 2022 aastat, kui Eestisse saabusid siis sõjapõgenikud, oli üle 4000, mis tähendab seda, et Eestisse saabus 4000 inimest rohkem, kui siit siis välja läks. Nii, aga rahvastikuprognoosi tulemuste juurde, et siin näete ühte musta langevat joont, see on siis Eesti rahvastikuprognoosi põhitsenaarium, mis näitab aastaks 2085 12,1% langust. Rahvaarv siis selle rahvastikuprognoosi hinnangu järgi langeb 1,2 miljonit peale. Rahvaarv on olnud sarnane ka näiteks aastal 1960 ja enne seda oli rahvaarv veel madalam. Kõige kõrgem on olnud rahvaarv aastal 1990, kus ta oli siis üle 1,5 miljoni. Kuigi rahvastikuprognoosi puhul tavaliselt kõige rohkem tähelepanu saab just see lõpuaasta ja see lõpp sellel joonel, siis tahaks tähelepanu juhtida just eelkõige sellele prognoosi
alguse osal, nendel esimesel 20 aastal, kus see prognoos tegelikult ilmselt kõige täpsem on, et see, mis 61 aasta pärast juhtub ja millised sündmused siis rahvastikku mõjutavad, saame me täna veel mõjutada ja nagu viimased aastad on näidanud, siis rahvastikku mõjutavad ka erinevad ootamatud sündmused, mida ei ole võimalik ette prognoosida. Et esimese 10 aasta jooksul siis näeb rahvastikuprognoosi põhitsenaarium rahvaarvu languseks ette umbes 2,2%, aastaks 2050 umbes 4,1% ja siis aastaks 2085 12,1%. Siin joonisel näete ka ühte halli joont, see on siis eelmise rahvastikuprognoosi põhitsenaarium aastal 2019 tehti see prognoos. Siit graafikult on hästi näha, et see trend oli väga sarnane, aga siis prognoosi lõpuks see rahvaarv mõnevõrra oli väiksem kui tänane siis prognoositav rahvaarv ja seda eelkõige siis just viimaste aastate kõrge sisserände tõttu, mida siis ilmselgelt ei osatud prognoosida sellel ajal. Aga rahvastikuprognoosi puhul siis see rahvaarv iseenesest ja kõrge rahvaarv ei olegi eesmärk. Eesmärk on see, et see rahvastiku vanuseline koosseis püsiks tervislik ja jätkusuutlik. Kui meil täna tööealist rahvastikku on umbes 60% ja see 60% on püsinud juba päris pikka aega, siis rahvastik vananeb. Aastaks 2050 näeb rahvastikuprognoos ette siis seda tööealise elanikkonna vähenemist umbes 55%-le ja 2085 aastaks siis 50%-le. Et kui keskmine vanus täna Eestis on 42,2, siis aastaks 2085 48,6. Ja siin võib-olla hea näitena veel saab välja tuua, et näiteks kui täna Eestis on umbes 214 inimest üle 100 aastasid, siis prognoosi hinnangul aastaks 2085 on üle 100 aastaseid üle 2000. Enne kui ma annan sõna üle, siis räägin ka mõnest alternatiivsest stsenaariumist, et rahvastikuprognoosidele tavaliselt koostatakse ka siis teisi stsenaariumeid lisaks sellele põhitsenaariumile, mis aitavad siis paremini aru saada erinevate rahvastikusündmuste mõjust ja ka nende siis koosmõjust rahvaarvule. Siin on siis erinevad rändestsenaariumid, sellel graafikul ilmselt tuleb kohe rääkida see hall väga kiiresti langev joon, et siin on tegu sellise fiktiivse stsenaariumiga, kus rännet arvesse ei võeta, et võetakse arvesse siis ainult sündimus ja suremus, et sellisel juhul see rahvaarv väga kiiresti kukuks. Ja kui me vaatame tagasi mõned aastad, isegi mitte väga palju aastaid ja vaatame näiteks ÜRO või Eurostati poolt Eestile koostatud prognoose, siis umbes selline see rahvaarvu langus välja nägigi. Aga nagu juba ka välja toodud, et siis rändesaldo Eestisse on olnud viimased 7 aastat positiivne, mis mõnevõrra siis aitab seda joont veidi rohkem tasakaalus hoida. Siin graafikul on ka üks selline kollane joon, mis näitab siis madala sündimuse ja kõrge rände stsenaariumit. Selle stsenaariumi me lisasime, sest et see võib-olla kõige paremini iseloomustab tänast olukorda, kus sündimus on väga-väga madal, aga sisseränne ja rändesaldo on kõrge. Tänane ränne muidugi ei ole selline tavapärane ränne. Eestisse viimasel 2 aastal on siis saabunud ja siis alaliselt elama jäänud üle 34 000 siis ajutise kaitsega elaniku. Prognoosi tehes oleme ka arvestanud siis Eurostati metoodikast lähtudes osalise tagasirändega siis umbes 10-aastase perioodi vältel. Siin on ka siis kõrge rändega stsenaarium, mille puhul ka rahvaarv ikkagi mõnevõrra langeb, aga see langus on oluliselt väiksem. Rände puhul on oluline silmas pidada ka seda, et see siis vanuseline koosseis, kes Eestisse sisse rändab, on mõnevõrra erinev Eesti tavapärasest rahvastiku siis vanuselist koosseisust, et rändavad siis eelkõige rohkem sellised keskealisemad ja pigem siis meesterahvad, et siit
neid vanuselise koosseisu tulpe vaadates, siis ka on näha, et näiteks kõrge rändesaldoga stsenaariumi puhul siis alla 20-aastaste osakaal rahvastikus langeks 15% peale. Sündimusele sai ka koostatud kokku siis 2 alternatiivset stsenaariumit, üks on siis selline, kus sündimus kasvab 10% ja teine selline, kus sündimus langeb 10% siis põhiprognoosist. Et kõrge sündimus siis summaarseks sündimuskordajaks sai võetud 1,87. Siin võib-olla on huvitav välja tuua ka seda, et eelmine kord, kui rahvastikuprognoosi koostati aastal 2019, siis 1,87, 1,84 oli põhiprognoosi siis summaarne sündimuskordaja, et 2019 aastal see, mis tundus selline keskpärane, täna meile tundub juba selline päris hea sündimuskordaja. Samuti tuleb siit jooniselt hästi välja see, et kui sündimuskordaja on madal, et selle selline spiraali efekt, et kui täna sünnib vähem, siis sünnib ilmselt vähem ka 30 aasta pärast ja sünnib veel omakorda vähem ka 60 aasta pärast. Sündimus viimastel aastatel on olnud väga madal, et siin, kui veel 2 aastat tagasi sündis Eestis umbes 13 300 last aastas, siis eelmisel aastal jäi sündimus alla 11 000. Põhitsenaariumi järgi sündimus jääbki 11 000 ja 12 000 vahele, aga kui me vaadata seda madala sündimusega stsenaariumit, et siis sündimus võib langeda ka alla 10 000. Rahvastikuprognoos koostatakse ka maakondade kohta. Maakondade siis rahvastikuprognoos näitab rahvastiku kasvu Harjumaal ja Tartumaal. Ülejäänud piirkondades siis rahvaarv mõnevõrra langeb, et kui täna Harjumaal elab 46% Eesti rahvastikust, siis aastaks 2050 tänase prognoosi hinnangul elab Harjumaal pool Eesti rahvastikust, ehk siis 50%. Kui ÜRO eelmist rahvastikuprognoosi vaadates, mis siis ilmus aastal 2022, ÜRO hindas maailma rahvastiku level kasvu kuni aastani 2086, kus maailma rahvastik peaks jõudma siis umbes 10,4 biljoni juurde, siis Eesti ei ole üks nendest riikidest, kes sellesse kasvu panustab ja tegelikult kui vaadata Euroopat, siis Euroopa üldiselt siis Euroopa rahvaarv aastaks 2100 siis praeguste prognooside kohaselt langeb umbes 6% võrra ja Euroopas riigid on kesindus umbes pooltes riikides siis langeb sarnaselt Eestile, meie ümber siin näiteks ka Soomes langeb rahvaarv ja Lätis, Leedus veel rohkem kui Eestis, aga samas näiteks Rootsis ja Taanis rahvaarv kasvab. Kokkuvõtteks enda poolt saan öelda seda, et rahvaarv, see arv iseenesest ei ole eesmärk. Eesmärk on see, et see rahvastiku koosseis püsiks siis jätkusuutlik, et oleks nii neid vanemaealisi, et oodatav eluiga kasvaks, aga samas ka sündimus ja siis alla 20-aastaste osakaal rahvastikust püsiks või kasvaks. Aga siit ma annan sõna edasi Hedele kommentaarideks. Ja aitäh ja kõigepealt tere kõigile ja esmalt ma tahan tänada nii Statistikaameti kolleege kui teisi kolleege, kes on panustanud rahvastikuprognoosi koostamisse ja stsenaariumite ja nende eelduste läbimõtlemisse. Ma arvan, et rahvastikuprognoos on kõige olulisem seetõttu, et annab meile ette võimalikud piirid, mille vahel me saame toimetada. Tegemist ei ole tulevikuennustusega, nii nagu ka Terje ütles, vaid et me näeme, et mis võib juhtuda, kui ühed või teised komponendid ajas ühel või teisel viisil muutuvad. Kindlasti on keeruline olnud stsenaariume koostada, kuna me teame, mis viimastel aastatel on toimunud, milliseid erinevaid kriise on ühiskonnas olnud. Et alustades COVID-19 pandeemias, mis mõjutas väga tol hetkel meie elu ja näitajaid, suremust, kui ka see, mis on toimunud siis Ukrainas aset leidva sõja tõttu.
et tegelikult mida me saamegi siit vaadata, et see on hetk, kus me vaatame tagasi minevikku, hindamegi seda, mis on toimunud siis eelnevatel aastatel, millised trendid ja suundumused on ja võtame selle siis kaasa ja vaatame, et kuidas siis tulevikus võiksid need trendid aset leida. Aga nii nagu ka Terje ütles, siis üksi rahvaarv ei ole oluline ja üksi rahvaarv ei ole oluline ka meie jaoks, et oluline on just vaadata, mis muutused toimuvad struktuuris, nii vanuse, soo kui ka tegelikult piirkondlikus lõikes. Et see on see, mis tegelikult aitab kaasa siis meie ühiskonna arengule ja meie erinevate tegevustele ja meie võimalustele. Aga mis kõige olulisem on see, et ja mis tuleb ka nendest stsenaariumitest väga hästi välja, et rahvaarv ei koosne ühest üksikust komponendist ja me ei saa mõjutada vaid üksikut komponenti, vaid tegelikult me räägime 3 suurest teemast, millega tegeleda ühel või teisel moel, et on nii ränne, sündimus kui suremus ehk eluiga, et need 3 aspekti koos on tegelikult see, mis mõjutavad, et ka väga hästi tuli välja, et kui me rännet üldse ei toimuks, et millisel moel meil siis rahvaarv väheneb, isegi sellisel juhul, kui meil on kõrge sündimus. Et see on väga oluline, mis nende stsenaariumite ja prognoosimudelitega välja tuleb. Rahvastikuprognoos ja erinevad eesmärgid, mis poliitika kujundamisel seatakse, et siin rahvastikuprognoosi poole pealt on kahetine mõju. Ühtepidi on prognoos aluseks sellele, et erinevaid eesmärke seada, et me oleme varasematel aastatel koostades rahvastiku tervise arengukava kui ka heaolu arengukava kasutanud eelmist rahvastikuprognoosi ja võtnud seda aluseks siis erinevate tegevuste ja sihtide seadmisel, küll mitte nii pikas vaates, nagu on rahvastikuprognoos koostatud, aga siiski sellisest lähima ja keskpikas vaates. Ja kindlasti nüüd uue prognoosi valguses saame siis uuesti üle vaadata erinevaid aspekte, hinnanguid, mis me oleme teinud, et näiteks siin ka vaadates arengukava raames, heaolu arengukava raames, et me teame, et kui palju meil on eri vanuses inimesi teatud aastakümnete pärast eri stsenaariumite korral või eeldame, et neid on nii palju ja kui hindame sinna juurde, et kui palju võib olla meil abivajadusega inimesi, et siis me teame ka potentsiaalselt, et milline võib olla siis see suurusjärk, kes vajaksid siis erinevaid näiteks hoolekandeteenuseid. Aga mitte ainult siis Sotsiaalministeeriumi teemad ei ole olulised, et ja vastupidi ka, et rahvastikuprognoos toetab ja panustab väga paljude valdkondade arengukavade tegevustesse, et on see siis nii rändepoliitika, noortepoliitika, hariduspoliitika, tööturupoliitika, et neid teemasid on väga-väga palju, et selline alus andmestik meile kõigile toimetamiseks. Et rahvastikuprognoos iseenesest tegelikult ju annab meile kahtepidi võimaluse hinnata ühest küljest seda, et millised väljakutsed meil on, millest me rääkisime just sellises vanuse ja rahvastiku struktuuri ja jaotuse mõttes, kuid teisest küljest ka näitab ka ära, et mis on need võimalused, et kus siis need riigil on vaja kindlasti siis mõelda, et milliseid tegevusi on vaja teha. Et iseenesest ju on ju ka varasemates prognoosides olnud teada, et meie rahvastik on vananev ja ka vähenev, et selles mõttes see nii-öelda üldise infona on ju ka varasemalt olnud, küll on just see, et milliste stsenaariumite korral ja kuidas need siis tänased suundumused just võivad siis nagu mõjutada tulevikku. Et ühelt poolt siis jah, väljakutsetena tähendab see survet meie sotsiaalkaitsesüsteemile, sealhulgas ka tervishoiuteenuste nõudlusele. Teisest küljest küsimused, mis puudutab näiteks pensionite tagamist piisaval määral vanemas eas, või ka siis see, et kui me räägime rahvastikustruktuurist, et tööealiste osakaal, et kui palju on meil siis tööjõudu, kes saab olla meil ka ühtlasi näiteks teenuste pakkujateks ja milline kvalifikatsioon neil on. Ja teisest küljest see siis omakorda siis mõjutabki, et lisaks siis sotsiaalkaitsesüsteemi sellisele jätkusuutlikkusele, et tagada siis inimestele see vajalik abi ja heaolu. Ja nii nagu ka heaolu arengukava ja tegelikult ka rahvastiku tervise arengukava eesmärgid on, et see, mis saab teha ja milles suunas liikuda endiselt edasi,
on ikkagi toetada aktiivset ja tervena vananemist, et meil oleks inimeste tervis parem, vähem terviseprobleemi ja võimalust erineval moel ühiskonnaelus kaasa lüüa, sealhulgas siis ennetada, et ei tekiks vajadus erinevate ka sotsiaalteenuste järele, et vähendada abivajaduse olemasolu ja hoolduskoormust inimestel, aga loomulikult ka rakendada siis seda tööjõudu, kes meil on, võimalikult kõige paremal moel ja anda inimestele võimalus nende potentsiaali siis elluviimiseks ja väärtustada seda elanikkonda, kes meil on. Et nii nagu ma alguses ütlesin, et rahvastik koosneb mitmest erinevast komponendist, et siis ei ole ainult üks teema oluline ja mitte ainult Sotsiaalministeeriumi tegevused ja eesmärgid, vaid et see on laiem ühiskondlik teema, et puudutab siis erinevaid eluvaldkondi ja kindlasti ka piirkondi, et kus inimesed siis elavad, töötavad, et millised on selle piirkonna võimalused ja vajadused, lähtuvalt siis sellest, et mis siis selline üldine hinnang rahvastiku muutuste osas annab. Ja sealhulgas siis see, et kuhu siis tulevikus oleks mõistlik luua selliseid kohti, kus inimesed omal võimalikult kodule lähedal, aga saaksid teenuseid, et mis on siis need piirkonnad edaspidi. Et see kindlasti on see töö, mis selle tulemuste pealt edasi siit jätkub ja oluline on. Aga veel kord suur aitäh kõigile, kes on rahvastikuprognoosi aidanud koostada ja kindlasti on see järgmistel aastatel oluline abimaterjal kõikidele valdkondadele ja me saame hinnata siis jälle edaspidi, kuidas meie trendid ja suundumused kujunevad ja milliseid muutusi me järgmistes prognoosides saame teha. Aitäh! Suur tänu teile. Võtame kõigepealt küsimused siit saalist, et oodake palun, kuni mikrofon teie juurde jõuab ja öelge oma nimi ja väljaanne. Kas kellelgi on küsimusi? Ja. Tere, Lea Danilson-Järg Pere Sihtkapitalist. Et mul tekkis küsimus, et kas seda prognoosi tehes te, eriti arvestades suurt rändesaldot, kas te tegite ka sellist prognoosi, et milline saab olema rahvastiku selline rahvuslik koosseis või on seda plaanis teha veel? Rahvuste järgi prognoosi ei tehtud, seda rahvastikuprognoosi koostatakse iga 5 aasta tagant, siis Sotsiaalministeerium on selle avaliku huvi esindaja ja kuna varasemate prognoosi tehes ei ole olnud sisseränne niivõrd suur, siis ei ole nähtud vajadust selle siis rahvuste järgi tehtava prognoosi jooks, aga jah, tõepoolest nüüd viimastel 7 aastal rändesaldo on oluliselt kasvanud Eestisse, siis eriti just viimastel aastatel on saabunud erinevatest rahvustest inimesi, et ilmselt tulevikus selle rahvuste järgi tehtava prognoosi jooks on vajadus. Aitäh, kas on veel küsimusi? Nii, saalist ei ole. Veebis küsiti mõned küsimused, ma loen need ette. Esiteks siis, et prognoosis siis milliseid eeldusi kasutasite te sõjapõgenike jaoks, et kas nemad teie hinnangul siis jäävad Eestisse elama või mitte? Jaa, meie suureks eeliseks oli see, et Eurostat koostas ka eelmisel aastal oma prognoosi ja me saime siis lähtuda sellest, kuidas nemad just siis sõjapõgenikke arvesse võtsid, et ka oma prognoosis siis lähtusime sellest, et toimub osaline tagasiränne. See tagasirändeperiood on umbes 10 aastat, millal see täpselt algab, sõltub siis muidugi sõja lõpus, sõltub sellest, millal olukord stabiliseerub. Meie oma prognoosis siis võtsime arvesse, et jah, selle 10-aastase perioodi jooksul alguse poole veidi rohkem, hiljem natukene vähem, siis läheb ajutise kaitsega inimesi umbes, täna on siis neid 34 000, et umbes pooled neist siis lähevad tagasi selle 10-aastase perioodi jooksul, et seda võtsime arvesse prognoosi tehes. Aitäh. Ja siis, et milline on eestlaste ja mitte-eestlaste suhe, siis nii baasstsenaariumi ja ka kõige optimistlikuma stsenaariumi puhul?
Saab rääkida tänastest arvudest, et täna Eesti kodakondsusega inimesed moodustavad rahvastikust 82%, veel paar aastat tagasi oli see siis 85%. Eesti keelt emakeelena räägib täna 65% Eesti rahvastikust. 2 aastat tagasi avaldatud rahvaloendusel vaadati ka siis seda, et kui palju räägib võõrkeelena eesti keelt ja siis saadi kokku, et 84% Eesti rahvastikust räägib täna eesti keelt. Rahvused said siin juba enne ka ette loetud, et Eesti rahvusest inimesed moodustavad rahvastikust 68%, vene rahvusest 22%, Ukraina rahvusest 5% ja siis kõik muud rahvused 5%. Ja siis on veel üks küsimus, et milline näeks välja tervislik rahvastikupüramiid? Tervislik rahvastikupüramiid näeks välja nagu püramiid. Aga jah, see selles mõttes püramiidi kujuga ei ole see rahvastikupüramiid mitte üheski Euroopa riigis, et see, nagu ta meil täna välja näeb, et neid nooremaealiseid alla 20-aastaseid on mõnevõrra vähem ja siis see vanemaealiste osakaal kasvab, et siin küll ei ole pilti sellest nüüd prognoositavast rahvastikupüramiidist, aga ta on jah pigem selline suhteliselt sirgete seintega. Suur tänu. Kas vahepeal on siin veel tekkinud küsimusi? Ei ole. Aga siis suur tänu teile tulemast ja kuulamast ja esitluste slaidid ja ülekande salvestuse lisame siis meil Statistikaameti kodulehele prognoosi uudise juurde ja soovin teile ilusat päeva.